Kas teist? Tere, meil on siia kohe politseinikku vaja. Okei, kuhu? Bay Point Apartments. Okei, mis toimub? Mu poeg ei lõpeta hingamist. Mida ta ei lõpeta? Hingamist? Ta ei lõpeta hingamist. Sige? On kell 4:19. Hollandis, Michigani osariigis, politseinikud suundusid Bay Pointi korterikompleksi 16 tänaval, kuna teatati pussitamisest. Korteris elavad naine ja tema teismeline poeg. Häirivalt on ta just teatanud häirekeskusele, et tegi midagi, mida ei saa tagasi võtta. Meil on Jimmy. Keegi on tagaosas. Nii ta ütles. Null 11, me läheneme nüüd uksele. Tal on ainult telefon käes, oksendab praegu, viska see maha. Viska nuga maha. Viska nuga maha. See on lugu Katie Lee'st ja tema 17-aastasest pojast Austin Dean Pickardist. Ja ausalt öeldes on see üks häirivamaid juhtumeid, mis Lääne-Michiganist viimastel aastatel on välja tulnud. Katie ja Austin elasid Ottawa maakonnas umbes 10 aastat. Välismaailmale olid nad lihtsalt vaikne ema ja poeg, kes elasid Hollandi linnas asuvas korteris. Lähedased kirjeldasid Austinit kui seiklusimmunist ja heasüdamlikku inimest. Katie oli hoolitsev ema, alati tema kõrval. Aga tegelikkus oli palju raskem. Selle korteriukse taga oli midagi väga valesti. Kohtutoimikud näitavad hiljem, et Katie teadis, et ta kaotab sidet reaalsusega. Ta vaatis mitu tundi päevas aknast välja vaadates, olles veendunud, et FBI jälgib teda. Ta kontrollis pistikupesasid pealtkuulamisseadmete suhtes ning veetis suurem osa ajast sotsiaalmeedias doomscrollides, olles täielikult veendunud, et maailm on lõppemas. 21. veebruari varahommikul, mis muide oli päev enne Austini 18. sünnipäeva, oli Katie rääkis häirekeskusega ning see, mida ta neile ütles, ongi selle loo tegelik algus. Kas hädaabinumbrist? Tere, meil on kohe politseinikku siia vaja. Okei, kuhu? Bay Point Apartments. Mis toimub? Mu poeg ei lõpeta hingamist. Ta ei lõpeta mida? Hingamist. Ta ei lõpeta hingamist. Õige. Okei. Kas ta hingab liiga kiiresti? No ei tea. Ta oli eile puhkusel ja asi läks täiesti käest ära. Ja ma ei suutnud teda hingamist lõpetama panna, kuigi ta pani nüüd seda lubama. Okei, kas ta siis palub sul ta ära tappa? Ma nagu ei saa aru. Jah? Seda ma olen juba mõnda aega teinud. Ja ma ei suuda panna teda hingamist lõpetama. Okei, oota üks hetk siin. Kui vana su poeg on? Ta saab homme 18, aga ta ei tahtnud 18-aastaseks saada. Kas su poeg on ärkvel? Ei, lihtsalt hingab edas. Kas sa saad minna temast eraldi tuppa? Ma olen juba eraldi toas. Kas kodus on mingeid relvi? Mul on. Ma kasutasin nuga. Olgu, kuhu sa lõikasid? Kas sa lõikasid teda? See läks käest ära. Olgu, mis juhtus? See pidi olema lihtne ja ta pidi lihtsalt magama jääma. Aga see ei toiminud. Ja ta muudku palus mulle, et ma ei laseks tal haiglasse minna. Olgu, kus nuga praegu on? See on nagu... See on toas. Kas tema juures või sinu juures? Tema juures. Olgu, ja ta on hinganud. Tavaliselt ma armastan teda. Olgu, noh. Oota Kiiti, mul on veel paar küsimust. Nii et, okei, igal juhul ma ei näe neid. No, Katie. Me räägime nüüd. Olgu, ma tulen sisse. Kas sul on maja oksendada? Politseinik on kohe siin. Okei, jah, ma tahan, et sul oleks ainult telefon käes. Ainult telefon käes, Katie.
mitte midagi muud. Kiri. Tal on praegu ainult telefon käes ja ta oksendab. Tere! pane see maha, 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 pane see maha! Sa ei peaks! Sul on nuga. Pane nuga, kohe maha! Maik, minuga on kõik korras. Lõi meid. See nuga, proua. Lihtsalt pane nuga maha. Peatu. Kuule, ma pean alla hüppama. Ma pean alla hüppama. Pane nuga maha. Pane nuga maha. See on kõik, mida sa teha saad. Palun lihtsalt kuule mind. Ma tahan, et sa lihtsalt paneksid nuga maha, palun. Pane see maha. Mul on olnud palju tundeid Davidi vastu. Palun, just nii, suur aitäh. Palun, tulge lihtsalt koridori, proua, lõpetage. Teisele kasutusele. Proua, ärge liikuge. Teid šokeeritakse uuesti, eks? Teiega on kõik korras, eks? Ma ei saa liikuda. Ära liigu. Meie inimesed lähevad tema sisse. Kas sul on nuga seal üleval? Jah, ma ei tea, kellel on hea ühendus. Proua, keerake on kõuri, eks? Kui Katie oli nüüd vahi on, pöörasid politseinikud tähelepanu Austinile ja sisenesid korterisse, et hinnata tema seisundit. Naise suhtes kasutati teiserit. Ta on hetkel maas ja kontrollib poisi seisundit korteris. Kas naise suhtes kasutati teiserit? Me püüame nüüd teist poissi kontrollida. Siinpool. Kuramas. Kui silmatorkav see seal on? Silmatorkav, ma arvan. Siin on olnud. Mõnda aega, kurat. Keha ja hüpimine, jah. Ma laasin tal poolusena manustada. Suure koguse sellest. See on... Hästi, me lihtsalt ei suutnud seda enam teha. Olgu, ja see oli kõik, mis tulemas oli. Ma lõpetan ehitamise. Ta on siin. See on Orchard alumiselt korruselt. Katie Lee arreteeriti ja viidi kohaliku haiglasse, kus teda raviti väiksemate vigastuste tõttu. Sealundes hakkasid politseinikud teda küsitlema ja see, mida ta neile rääkis, heitis valgust raskustele, mida tema ja tema poeg olid läbi elanud päevade, nädalate ja kuude jooksul enne pussitamist. Ma tean ka seda. Nendest helidest ma tean seda. Ma poleks kunagi arvanud, et olen see, keda ülekuulamisvideos näidatakse. Ma vaatan meid, aga kõik arvavad, et neid ei panda kunagi videosse, kuni see juhtub. Ma ei ole selline. Me lihtsalt tahame natuke aru saada. Ma ei tea, kas me sellest aru saame, nii et... sellepärast me siin olemegi. Me loodame, et sa saad meid vähemalt natukenegi aidata, proovida. Olgu. Nii. Jaa. Räägi mulle sellest. Ta on Tammeli ajukahjustus ja ta on käinud emotsionaalsete erivajadustega lasteklassis tegelikult juba lasteaiast peale, aga ametlikult alates koolieelikuajast. Ta käis seal 8 aastat ja mul oli kogu aeg hea olla. See oli suur asi. Ja ma olen nüüd ka puudega. Ma ei saa autot juhtida. Ja ma ei saa tema eest hoolitseda. Olen pöördunud kõigi arstide poole, keda ma tean. Olgu. Ja... Ma olen lihtsalt väsinud. Me väsimegi. Tema oli ka. Ta oli väsinud. Ta oli väsinud ja ta maalis ning ma olin just valmis ta ära panema. Jumal, see on okei. Siis kui ta alustas, ei suutnud ma enam peatuda. Ja ta viskas mind tema peale. Ütlesid midagi lõpuaegadest. Oled sellest rääkinud mitu korda. Mida see tähendab? Lihtsalt
sa ei näe seda. Me tormame suure hooga ei kuhugi, arvestades kõike, mis maailmas toimub. Ta põletab haad ja ta ise ka. Ma ei taha, et temast saaks keegi, keda ta ise ära ei tunne. Või vastupidi, ma tahan olla see inimene. Ja ma ei tea, ja me liigume kiiresti vähemalt 3. maailmasõja poole. Alustuseks. Sa ütlesid, et oled lõpuaegadest juba terve igaviku rääkinud. See on lihtsalt nagu naljatlemine selle üle. Mitte nagu tõsiselt, vaid pigem, ma võiksin seda igal õhtul teha. Teie nägite seda, aga enamasti arvasin ma lihtsalt, et me kolime sellest majast välja. See ongi võit. Olgu? Ma arvan, et see ongi nii. Sina. Sa arvasid, et kaotad oma korteri? Miks see nii oleks? Sest ta saab 18 ja ma pidin kogu selle sotsiaalkindlustusega seoses uuesti avalduse tegema ja mul on tema vastuvõtt sel kolmapäeval. Ja ma ei tea seda dokumenti, mida nad pidid saatma. Ma ei tundnud end hästi sellega, et nad selle saadavad, sest nüüd on inimestel sellele juurdepääs. Olgu. Olgu. Ma olen nii paljudelt inimestelt abi palunud. Ma olen juba 2 kuud järjest nutnud. Sa ütlesid, et oled 2 kuud abi järele hüüdnud. Kellega sa oled vahepeal rääkinud? Mul on terapeut. Kas ma rääkisin temaga? Kellega? Terapeudiga. See ongi kõik, millest ma temaga räägin. Cass Austinil oli nõustaja või terapeut? Ei, me üritasime teda uuesti nõustamisena saada, aga ta ei läinud kohtumistele. Olgu. Ja me üritasime teda uuesti tema psühholoogi juurde saada. Tal oli just ülevaatus. Me hakkame sealt spetsialistide juures käima. Ma arvan, et ma nägin seinal ühte auhinda. Kas see oli eelmisest aastast? Ja akadeemiline tipptase, kas ta oli siis koolitöös tubli? Ei. See ei oleks saanud olla eelmisel aastal. Olgu, oleks võinud olla. Ma mõtlen, võib-olla ma sain sellest valesti aru. Mõni aasta tagasi. Kas ta pidas koolitöödega sammu? Kui ta käis, siis mitte alati, enamasti pandi ta tsemendist tuppa. Neil on need tagaruumid. Kus? Olgu. Ja ta istus suurema osa päevast sellest tsemendist toas sageli. Tema käitumishoogude tõttu. Olgu. Ja siis, kui COVID tuli, puutus ta sellega kokku vahetult enne seda. Nii et me lihtsalt on kõik korras ja Olgu. tegin, mis suutsin, et teda elus hoida. Ma tean, et teil oli varem tülisid olnud, aga neil päevil, millest me räägime, teil ei olnud mingit tüli ega midagi sellist, et... Mida sa mainisid? See oli nii. Tema tahtis seda teha sama palju kui mina. Olgu. Järgmisel päeval ilmus Katie Lee kohtusse süüdistuse esitamiseks. Talle esitati süüdistus mõrvas, mille astet ei täpsustatud ning ametnikule vastuhakkamises ja tema töö takistamises. Couchinist keelduti. Kohus määras pädevuse hindamise ning leiti, et ta on piisavalt pädev kohtuprotsessil osalemiseks. 2025 aasta oktoobris ilmus ta taas kohtusse ja tunnistas end süüdi 2. astme mõrvas, vältides sellega kohtuprotsessi. Lepingu tingimuste kohaselt loobusid prokurörid 1. astme mõrvasüüdistusest, mis oleks kaasa toonud automaatse eluaegse vanglakaristuse, kui see oleks jõusse jäänud. Selle asemel kannab ta vanglas 60–90 aastat, kus juures enne tingimisi vabastamise võimalust tuleb ära kanda kohustuslik miinimumkaristus. Kui arvutada, siis Katie Lee on juba tublisti üle 100 aasta vana, enne kui ta üldse tingimisi vabastamise komisjoni ette jõuab.
just süü omaksvõtu istungil toodi esimest korda avalikult kohtus välja paljud häirivad üksikasjad korteris toimunu kohta, andes avalikkusele selgema pildi sellest, mis prokuröride hinnangul juhtus. Kas on tõsi, et umbes 21. veebruaril 2025 viibisid Holland City's Ottawa maakonnas Michiganis? Yes. Ja te olete Austini ema, kes see meile? Ja sel kuupäeval oli ta 17-aastane alaealine. Jah. Kas te andsite talle mingid ravimid või rahustid? Jah. Kas selle ravimi või rahusti manustamise tagajärjel ei suutnud ta oma keha üle kontrolli hoida? Yes. Vabandust. Yes. Nii et te manustasite ravimid ja selle tulemusena tal enam ei olnud füüsilist kontrolli oma keha üle. Kas see on tõsi? Ja siis te ise rakendasite tema keha üle füüsilist kontrolli. Kas nii võib öelda? Ja kui ta oli teie kontrolli all, kas te põhjustasite talle tahtlikult tugevat vaimset valu või piina? Ja kas te andsite talle teadvust mõjutavat ainet? Ja see tehti tahtlikult, jah. Ja selle meelt muutva aine manustamisega, kas see häiris tema isiksuse tunnet, tema meeli või isiksust? Jah. Kas on tõsi, et kui ta oli teie kontrolli all ja teadvuseta, siis teil oli nuga? Kas see on tõsi? Jah. Ja kas te lõikasite tema kätt vähemalt 2 korral? Ja kas te kasutasite seda nuga ka tema kõri lõikamiseks? Jah, kas tema kõri lõikamine põhjustas tema surma? 19. jaanuar 2026, päev mil Keiti sai teada oma ametliku karistuse. Kohtusaal oli täis. Pereliikmed, ajakirjanikud, paljud samad näod, kes olid juhtumit algusest peale jälginud. Enne kui kohtunik määras kaua oodatud karistuse, anti Keitile veel üks viimane võimalus. Õigus lõppsõnale. Võimalus pöörduda kohtu poole oma sõnadega. Aga enne kui Keiti sai sõna, paluti advokaatidel esitada oma lõppsõnavõtud, aidates kujundada küsimusi, mida kohtunik enne karistuse määramist arvesse võtaks. See on Michigani osariik Keiti Austin Lee vastu, kohtuasja number 2 547 529 FC. Täna on määratud karistuse väljakuulutamise päev ja kellaaeg. Ma olen andnud väitsede teavet apellatsiooniõiguste kohta. Samuti märgin protokolli jaoks, et Jake Arts on ohvri isa, kes usaldab Portlandis koos mõne teise pereliikmega. Ma olen temaga kinnitanud, et ta ei soovi kohtule karistuse kohta avaldust teha, kuid loomulikult viibib ta kohtusaalis ja kuulab karistuse väljakuulutamist. Mis? Süüdistus. Teie au, te olete hästi kursis selle juhtumi faktidega. Nimelt, et mina esindasin karistuseelse uurimise aruannet juhatuse liige Henderi kohta, mis väideti tol ajal olevat lõpetatud. Süüdi tunnistamise kokkulepe hõlmab kokkulepet karistuse osas. Miinimum 60 aastat parandusasutuses ja maksimum 90 aastat esimese ja 3. süüdistuspunkti ees. Prokuratuur palub kohtul seda kokkulepet järgida. Austatud kohus, mis puudutab kaitset, siis meie kaitsemeeskond on viimase aasta jooksul proua Liid siin hästi tundma õppinud. Ja üks asi, mida ta on väga selgelt välja näidanud, on tema armastus oma poja Austini vastu. Teate, Keiti oli üksik vanem, kes püüdis oma poega parimal võimalikul viisil kasvatada. Ta ei ole siin, et vabandusi otsida. See oli tõepoolest traagiline olukord ja ta on selle eest vastutuse võtnud. Teate, üksik vanemana tegi ta kõik, mis suutis, et Austinile vajalikku abi pakkuda ja talle vajalikud teenused tagada. Aga seda tehes, austatud kohtunik, jättis ta enda eest hoolitsemise unarusse. Nii et selle kaudu, teate, kui ta eiras oma vaimset tervist, oli eraldatud oma sõpradest, perest ja ühiskonnast, oli pojaga oma korterisse sulgunud. Kui COVID tuli, ei lahkunud ta kodust ja siis sattus ta erinevate internetis levivate retoorikate ja sotsiaalmeedia mõju alla. Teate, see ongi põhjus, miks me täna siin oleme. Keitiga tuttavaks saamine, teate, on mulle palju õpetanud. Alati hoia oma lähedastega ühendust.
sea oma vaim ja tervis esikohale. Ja see on see, mida ma olen Kateilt saanud viimase aasta jooksul temaga kohtudes. Reili, kas teil on olnud piisavalt võimalust e-kaitstud aruandega tutvuda ja seda läbi vaadata? Ja olen. Kas teil on lisada või parandada midagi peale nende, mida teie advokaat juba teinud on? Ei. Kas soovite enne kohtuotsuse väljakuulutamist midagi öelda? Jaa. Palun, rääkige. Kuidas keegi alustab midagi nii olulist, kui sõnad suudavad edasi anda vaid nii palju? Ma otsustasin selle üle, mis mulle kõige rohkem tähendab. Minu armastus Austini vastu. Ma armastan teda kogu oma olemusega. See on lõputu ja mu süda on murtud. Me olime ainult 18 aastat ja läbi kõige selle. Ta on minu beebi ja minu kalju, minu eesmärk. Ma võitlesin nii kõvasti, kui oskasin, et teda kaasataks. Oleks kunagi pidanud olema sellist maailma, kus mina olen olemas, aga tema ei ole. Ja ma olen temata nii eksinud. Olen selle avalduse kirjutamisele juba aasta aega mõelnud. Ja kõik sõnad jäävad väheseks. Soovin vabandada esmareageerijate ees, kes pidid selle öön tegutsema ja nende ees, kellele ma noa suunasin. Mul on väga kahju. See oli ebaõiglane, et ma teid sellisesse olukorda panin. Vabandan uurijate ees vastamata küsimuste pärast ja haiglapersonali ees selle eest, et olin nii vihane. Ja päästsite mu elu, jah. Vabandan prokurööri ees, et ta pidi Austini eest võiklema ja kaitsemeeskonna ees raskete hetkede ja pisarate pärast selle aasta jooksul. Kogukonnale, kellele minu teod mõjusid laiemalt. Ma ei kujutanud kunagi ette, et see teeb haiget, et valu levib nii kaugele. Mathile. Et võitsin ta ära enne, kui sa jõudsid oma suhet parandada. Peamiselt meie sõpradele ja perele. Ja sõpradele, kes on nagu pere. Ma pandan, et põhjustasin teile ootamatult nii palju südamevalu. Ma suudan meid aimata, mida te kõik olete pidanud läbi elama. Ma tean, et pole olemas maagilisi sõnu, mis selle paremaks teeksid. Ma alustasin 100 kirja, püüdes seda teha, aga see ei tundu kunagi õige. Ma arvan, et sellepärast, et miski ei saa enam kunagi õigeks. Sel ajal olin ma liiga haige, et näha oma enda valu ja hirmu tagant kaugemale ning mõista, kui palju see haiget teeb neile, keda me kõige rohkem armastame. Ja neisse tapumõtted on selles väga osavad. Minu tervise, häbi ja paranoilisuse tõttu oli nii palju asju, mida ma kellelegi ei rääkinud. Hirmust Austini kaotada ja hirmust Austini kaotada ja nüüd näen, et see oleks olnud parim. Aga ma ei uskunud, et keegi võiks kunagi armastada või mõista nii, nagu mina suudan. Alates 2020. aastast halvenes minu niigi kehv, vaimne ja füüsiline tervis nii palju, et me ei lahkunud enam kodust. Kodust lahkusime vaid arsti vastuvõttudeks. Pärast 5 aastat maailmast eemaolemist muutus mul väga raskeks aru saada, mis on päris ja mis mitte, kui mu telefoni algoritmid näitasid ainult maailma lõpu sisu. Ma vajusin nii sügavale kajakambrisse, et me elasime just kui teises reaalsuses ja see oli kohutav. Ma olin suutnud vaeva vee peal püsida. 2024 aasta novembris ma uppusin. Minu vaimne tervis halvenes kiiresti. Hakkasin arvama, et teine FBI jälgib mind üle tänava. Veetsin 8 tundi päevas oma magamistoa aknast välja vaadates, püüdes inimeste käitumist lahti mõtestada ja endale tõestada, et mul on õigus. Kontrollisin kõiki oma pistikupesasid pealt kuulamisaparaatide leidmiseks ja kui ma neid ei leidnud, arvasin, et nad kasutavad mõtteid lugevaid droone. Mu aju oli katki. Miina. Siis ma mõtlesin, et see, mida ma arvasin, oli lähtepunkt. Hakkasin nägema videoid sellest, kuidas valitsus saadab mehi leosse, mida nad nimetavad heaolukontrollideks ja mu mõistus jooksis kokku. See muutus väga kiiresti hirmuks, et nad võivad iga hetk tulla ja meid ära viia koonduslaagritesse. Kõik see, lisaks mu juba halvenevale füüsilisele tervisele ja suurenenud kroonilisele valule, ma ei teadnud enam, kuidas Austinit kaitsta. Mu mõistus ja keha olid ellujäämisrežiimis ning ma ei tulnud toime. Me kartsime. Olime eksi ja meie depressioonile oli vastus olemas. Alles pärast aastat teraapiat, ravimeid, eneseotsinguid ja jumala leidmist suudan ma nüüd näha seda ööd sellisena, nagu see tegelikult oli.
Nüüd näen ma mõju, mis mul oli tema otsuste tegemisele ja see kummitab mind igal ärkveloleku hetkel. Ma ei tahtnud kunagi, et ta mingilgi moel kannataks. Oma vildakas mõtlemises arvasin ma, et päästan teda sellest. Iga päev, iga mõte, iga õudusunenägu, iga mälupilt, iga hetk ilma temata. Mind karistatakse selle eest igavesti. Aga ma tean, et sellest ei piisa. Ma veedan ülejäänud elu vanglas, püüdes mõista, mida ma oleksin saanud teisiti teha ja kuidas ma oleksin saanud abi otsida. Ja jätkan pidavat rääkimist hoiatavatest mäkkidest, mida ma nüüd veelgi selgemalt näen. Tagasi vaadates on minu jaoks nüüd ainus asi, mis on hirmutavam kui elu vanglas, elu ilma Austinita. Ja mul on nii kahju, et ma andsin kõigile selle karistuse. Aitäh! Meil väga rohkem tuli, aitäh teie kommentaarid advokaat oli väga asjakohased. Me tunneme ära fotod ja viited vägivallale ning paljud asjad, mida oleme näinud vastuvõttu uurimisaluvaneid vaadates. See meedia. See narratiiv oli raske, sest see nõud. Ja ausalt öeldes teod, mille sa tol päeval toime panid, olid lausa reetorikud. See on selle otsus punktides 1 ja 3. Keelatud relva kasutamise eest kohtuprotsessi ajal määratakse karistuseks 120 kuud, 60 aastat ja maksimaalselt 1080 kuud, see on 90 aastat ja veel 353 päeva. Mis puudutab karistuse vähendamist ja lühendamist, siis süüdistusametnik määrab selle kohtuotsusega keelatud relva kasutamise eest minimaalseks karistuseks 16 kuud, maksimaalseks 1041 kuud ja lisaks veel 353 päeva. Seaduse järgi peavad need olema samaaegsed. Nad ütlevad, et kohus väidab, et seadusega nõutud AFV-de kulud endal lõplikud karistused ning teie olete kohtuotsuse lõpliku rakendamise eest süüdimõistva otsuse osas. Kõrgema astme kaebust nimetatakse Texase Vabariigi valitsuse kohtuks. Meil on vaja spetsiaalset dokumenti, mida saame esitada 242 päeva kohta. Aitäh, kindlasti loe see enda jaoks läbi seal. Internet pani mind seda tegema. Oma viimases sõnavõtus seisis Katie Lee kohtuniku ees ja süüdistas otseselt oma telefoni selles, et see moonutas tema arusaama tegelikkusest. See on selline väide, mis esmapilgul kõlab peaaegu naeruväärselt. Täiskasvanud naine, kes süüdistab üht rakendust. Kuid kui jätta kõrvale selle tsitaadi löökväärtus, siis selle all peitub tegelikult tõeline ja hästi dokumenteeritud nähtus. Teadlased, õigusteadlased ja suurte tehnoloogiaettevõtete kriitikud on sellele nime andnud. Algoritmiline radikaliseerumine. Mõte on lihtne. Soovitussüsteemid on loodud selleks, et kasutajad vaataksid edasi. Ja mida kauem keegi tegeleb vandenõulise, hirmupõhise või apokalüptilise sisuga, seda rohkem sellist sisu platvorm talle pakub. Aja jooksul tekib sellest tagasiside ahel, suletud ring. Algoritmi poolt hoolikalt kureeritud reaalsuse versioon, mis meenutab üha vähem päris maailma ekraani taga. Ja see pole ka uus idee. Juba 1970-ndatel lõi meediauurija George Gerbner termini Mean World Syndrome, kirjeldades, kuidas rohke kokkupuude vägivaldse või ähvardava meediaga võib panna vaatajaid uskuma, et maailm on palju ohtlikum, kui see tegelikult on. Ta rääkis televisioonist. Täna toimub sama nähtus automaatselt 24 tundi ööpäevas, igaühe taskus. Miski sellest ei vabanda Katie Lee tehtud ja kuna ta tunnistas end süüdi, siis vabandus internet pani mind seda tegema, poleks kunagi kohtust traditsioonilises mõttes läbi läinud. Aga see aitab selgitada, kuidas inimene, kellel pole varasemat vägivalla tausta, võis istuda üksi korteris, kerida tunde järjest ja muutuda reaalsusest nii kaugeks, et ta võttis oma enda pojalt elu. Katie Lee veedab järgmised mitu aastakümmet Michigani vanglas ja kusagil selle kongi vaikuses. Ilma telefoni, ilma voota, ilma selle pideva hukatuse voota, mis aitas tal sinna sattuda, on tal küllaga aega mõelda, mis oli päris ja mis mitte.